Teeme nöörlõpetuse, see sobib siis kaelusele, aga ka mõnele muule servale võib teha. Kui meil on selline serv, kus silmused on maha kootud, näiteks kaeluses, siis tuleks esmalt siit korjata silmused ülesse. Kui teha nöörlõpetus lihtsalt sirgele servale, siis korjata midagi vaja ei ole, sest silmused on juba varda peal. Välja korjates siis pistan varda läbi silmuse, lihtsalt toon sõrme pealt lõnga. Niiviisi siis, nüüd kus on see koht, kus mul on nagu selline nõks, siis ma võin sellest nõksu silmusest. Korjata võib siis kas ringvardale või ka lihtsalt 2 vardale või ka 4 või 5 vardale. Nüüd alustame uuesti paremalt, et kui sul ei ole ringne kude, siis võid uuesti lõnga siia paremale sõlmida. Nöörlõpetust alustame siis nii. Kõigepealt koo 3 silmust parem pidi. Nii, nüüd tõsta kõik need 3 silmust uuesti vasakule vardale tagasi. Ja alusta uuesti otsast. 2 silmust koo parem pidi. Ja 3. koo ületõstmisega kokku järgmise silmusega. Selleks tõsta silmus kudumata. Koo 1 silmus parem pidi. Ja tõsta ületõstetud silmus teisest üle. Nüüd tõsta kõik 3 silmust uuesti vasakule vardale ja alusta otsast kudumist. 2 silmust koo parem pidi. Nüüd tõsta 1 kudumata, koo 1 parem pidi ja tõsta kudumata silmus teisest üle. Jällegi kõik 3 vasakule vardale tagasi. Alustame jälle otsast kudumist, 2 parem pidi, 3 tõsta üle, 4 koo parem pidi ja tõsta jällegi üle. Kui on 2 kokku ära kootud, siis kõik silmused vasakule vardale tagasi. Sellise kudumise tulemusena tekib siis kaelusesse või ka mujale selline tore parempidine rull, mis ka tagantpoolt näeb korrektne välja ja raamistab siis hästi töö ära. Kõige lõppu jääb alles 3 silmust ja nendega võib toimida siis nii, et tõstad nad uuesti veel vasakule vardale tagasi. Lihtsalt lõpetades maha. Nii, nüüd saab selle pikemaks venitada ja siit läbi tõmmata.